Vaban käima. Läks käima. Nii. Minna siis positsioonile. Kõik on rohelised. Ma arvan küll. Nii. Mina teen intro, jah. Igaks juhuks telefoni hääletu peale. Igaks juhuks. Nii. Ühesõnaga, tere tulemast Exit podcasti. Episoodi number on vist 71. Just. Ilusti. Ja täna on meil külaline Elisabeth Atamanski. Hello! Eestis, siis nüüd muidu paikneb ta meil hetkel siis Dubais juba pikemat aega. Aasta sai täis. Aasta. Täpselt juulis. Päris pikka aeg. Ja täna siis tutvustame sind, räägime natukene sinu minevikust, millega sa täna tegeled, Eestist, kuidas kolimine on olnud Rootsi ja Dubaisse, miks sa seda tegid, mida see sulle tähendanud on ja vaatame, kuhu nagu teemad viivad. Ma vist võib-olla alustaks nagu sellega, et mina tean sind Spartast, on ju, ma arvan, ja vist. Suure tõenäosusega läbi spordi. Jah, üks asi, mis mul meenub võib-olla, kus ma sind enne Spartat nägin, oli ühel aastal Pärnus Weekend festivalil. Kas on võimalik või? Ja võib küll olla, jah. Ma käisin paar aastat ikka. Siis sa olid hästi peenikene. See oli siis, kui mul oli, jah. Ja siis sul oli mingi siuke rämmar hooaeg. Ja siis mul olid väga huvitavad outfitid. Ja. Siis ma mäletan, et ma nägin sind seal, sa olid siuke hästi väike tüdruk, ma olingi nagu, oh my god, kui väike see tüdruk on. Ja siis mingi, ma ei ole kunagi rääkinud sulle ilmselt sellest. Ei ole. No idea. Mul on mälestused, siis ma olin kaine ja siis me olime seal lava juures, mingi tantsisime ja siis sa olid täpselt meie ees. Ja mingi seltskonnaga seal möllesite ja siis ma nagu vaatasin juba siis, et issand, kui väike tüdruk on ja nii peenikene, nii nagu tillukene ja no sul oli ikka lõbu laialt seal. Ja siis ma nagu kainena olin siuke, et vau, okei, et kas see tüdruk on üldse nagu täisealine on ja minu meelest ma ei tea, kas sa olid täisealine. No olin küll, aga ma nägin lihtsalt väga noor laps välja, siis ma olingi nagu veits siuke, et oot, mis siin toimub praegu. Jah, ma vist ei ole rääkinud sellest sulle. Ei ole, jah. Ühesõnaga, minu esimesed nii-öelda mälestused sinuga on tegelikult sealt ja edasi ma mäletangi sind juba Spartast. Et ma ei teadnud üldse, kes sa nagu siis olid, on ju, aga hiljem ma olin mingi... See on sama tüdruk, keda ma kunagi seal Weekend festivalil nägin. Vaata, kui huvitav, kuidas see kokku toob, on ju. Ja see võis olla, ma arvan, et oligi mingi 10 aastat tagasi võib-olla, ei vähem. 2019 äkki oli siis, kui mul oli kõige raskem, 2018 võib-olla 19 oli siis, kui mul kõige raskem nagu aeg oli. 7-8 aastat tagasi siis, jah. Crazy. Aga siis arvasid ka siis, et on raske? No ma mäletan tegelikult seda Weekend festivali, see oli nagu... Ma sõin mu see Valio proteiinijogurti jook, vaata. See oli mu hommikusöök ja siis seal oli 3-4 viljakõrbuskit ja siis ma panin terve päeva selle pealt. Ja siis mul oli nagu see mingi 300 kalorit. Ja siis ma panin niimoodi mitu päeva järjest. Päris õudne. Päris vähe. See oli rets, ma mäletan seda tunnet, nagu ma ei mäleta seda sellest, sest ma olin nii näljane. Aga sa jõid alkoholi ka siis? Ma arvan, et ma mingi ühe kokteili proovisin, aga nagu ma olin, jah, see oli kalori, ma kartsin kaloreid ja sellest ühest piisas selles mõttes, et nagu... Ma mõtlengi, et see üks hakkab ju korralikult pähe, kui sa nagu ei ole söönud ja oled nii nagu väikene ka, on ju? No see oli ainult üks päev, järgmisel päev ma nagu jõin teed. Ühesõnaga, tutvustame sind, kuidas sa ennast tutvustaksid inimestele, kes näiteks ei tunne, ei tea sind, on ju, et kuidas sa nagu võtad? No, Elisabeth. Täna mulle meeldib ennast kutsuda võib-olla, kui ma rollidest räägin, naise tervise coachiks, sest ma olen ta väga selle südamelähedaseks teemaks võtnud, et aidata naisi ja aidata naisi just mingil täiesti uuel tasandil seestpoolt väljaspool, et mu jaoks hästi oluline, et keha ja vaim oleksid käsikäes. Et see enesearmastus, eneserahulolu tuleks seestpoolt ja teha seda kõike tervislikus võtmes, sest et nii palju erinevaid trende on sotsiaalmeedias, nii palju ebatervislikku kräppi. Ja ma tahaks lihtsalt nagu naistele teha selgeks, et nagu, mis on siis nagu õige. Et kuidas enda eest hoolt kanda?
jah, ma arvan, et sa oled väga õigel nagu suunal ka, et ma vaatan sinu nagu sisu, siis see ka väga kõnetab mind tegelikult, vaata, et see on nagu jaa, nii ongi asjad, vaata, et sa väga hästi minu arust praegu nagu selle content'i poole pealt ka selle ülesehituse teinud, sa oled valinudki niisuguse oma nagu niši ja minu arust see läheb nagu peale rahvale hästi, nii et väga tubli Autentsus töö. on nagu minu see nagu alati olnud see suur väärtus, et ma olen üliläbipaistev, autentne ja näitan nagu seda, mis päriselt on, sest et ma arvan, et naised tahavad seda näha, sest et sotsiaalmeedia on nii fake. Ja sul on kogemust ka. Jah, ja mul Mina on ju kogemust. alati rõhun selle peale, et inimestel peab kogemust olema. Küll on Keegi ei midagi kuula seda, kedagi, kellel tegelikult kogemust ei ole. Või noh, miks sa kuulad kedagi, kes pole midagi läbi elanud, on lihtsalt võtnud endale mingisugust tarkuse, sest aga kogemuse pealt sa ju, see jutt ongi autentne kohe. Mina võiksin sind siis tutvustada või? Nii. Mina ju tean Elisabeth sellest ajast peale, kui sina hakkasid fitnessi tegema ja siis oli see, et ta on su põhiline konkurent. Jaa, oi jumal, ma mäletan. Et ju see oli see ju, kogu aeg oli see võrdlusmoment on ja kui lava peal koos olite, siis te olite nagu alati ju teid võrreldi kahte põhimõtteliselt. Et sealt poolt nagu. Aga konkurents tõstab kvaliteeti, nagu me teame ja tänu sellele te võib-olla mõlemad kasvasite nii nagu te pidite kasvama. Sellel alal. Jah, ma olen alati väga hästi läbi saanud, et minu meelest ka ei ole nagu olnud mingi sellist, et see on mu konkurent mingi, ma ei tea, murran kontsa alt ära kuskil No laval. täpselt nagu milleks, minu meelest peaks nagu sõbralikult nagu. Iga sportlane tahab võita, iga sportlane tahab olla parim. Aga Jah, No see teebki seda, see, et olla parim, see on su töö endaga. Et ja need konkurendid peaksid sind ennast nagu võistlusväliselt motiveerima töötama endaga, mitte see, et sa töötled oma konkurenti näiteks. just. Kuidagi, eks siuke vaimu, need mängud ikka mingil määral ikka on ka sees. aga kuidas sa üldse jõudsid siis ütleme toitumishäirest fitnessini või mis see nagu teekond oli? No ma olin ratsasportlane, no ma ikkagi võistlesin on ju aastaid, 7-9 aastat midagi sellist. Ja siis ma olin kogu aeg nagu sportlik, ma ei olnud väga siuke sotsiaalne, ma pigem elasin Tallis. Ja siis ühel hetkel, kui nad ponniaastad said läbi on ju, boost ei saanud, siis ma nagu lõpetasin ära ja siis lõppes kõik sport ära. Ja siis mingil hetkel nagu oli siuke üks aasta, kus ma võib-olla elasin rohkem siukest noorema inimese elu, käisin väljas rohkem on ju, pidutsesin vahepeal. No okei, iga nädalavahetus tegelikult on ju mingi aasta ja siis ühel hetkel ma hakkasin boksis käima. Hakkasin Tai boksis käima ja kuna ma olen niisugune kõik või mitte midagi, siis ma panin ikka 7 päeva nädalas nagu ikka korralikult ja no siis hakkas jälle vorm muutuma, sest vahepeal ta läks veits siuke inimene, kes lihtsalt trenni ei tee. Ma ei olnud nagu ülekaaluline ega midagi on ju. Aga kuna mul on kogu aeg olnud endaga enesearmastusega probleeme, ma ei ole nagu, ma olen konkreetselt vihanud iseennast, nagu ma mäletan neid hommikuid, kui ma näiteks gümnaasiumi ajal ärkisin hommikul üles ja ma just olin peeglis, nagu ma nutsin, ma ei taha minna kooli. Siis ma olen lihtsalt nii rõve, nagu ma vihkan ennast. Aga see muudab mind ikka veel emotsionaalseks ilmselgelt, sest et ma ei tea, ma lihtsalt mõtlen, et kuidas ma nagu endast niimoodi rääkisin, et aga jah, ühesõnaga. Ja siis, kui see vorm hakkas muutuma, siis ilmselgelt ma sain välist tähelepanu, ma tundsin ennast paremini ja siis see ketas läks käima. Siis ma mõtlesin, et ma hakkan tervislikult toituma, aga mis see tervislik toitumine tähendas? Kuna mul teadmisi ei olnud, siis oli see, et süsivesik välja, rasvad välja, köögiviljad ja madala rasvaga valgud on ju. Ja siis see kaal hakkas ka kiiresti langema ja kuna siuke hasart tekkis sellest, siis nii see lumepall läks veerema ja siis kui suvel jäid näiteks Tai boksi trennid ära, siis tekkis see, et okei, aga ma lähen nüüd paksus, kui ma trenni ei tee. Sa hakkasid jooksmas Ja siis ma käima. hakkasin jooksmas käima. Ja siis hakkas sealt see söömata jooksmine 10 kilti, 10+ kilti iga päev. Kuniks ma nagu olingi 34 kilo ja ma olin siis 151 sentimeetrit pikk. Issand jumal. See on ikka väga väike, 34 kilo. Jah. Aga palju sa täna kaalud, kui seda nagu tahad öelda? 50 ja ma olen 1,51 m. Jah. Jaa.
ehk siis jah, mingi 16 kilo väiksem ja sa oled praegu ikkagi nagu väike, et oh my god. jah. ja ei noh, ja siis see suvi oli nagu väga raske selles mõttes, et ma väga ei mäleta sellest aastast midagi, sest et ma olin jalatoidetud, ma olin väsinud, onju. Mäletan võib-olla lihtsalt mingi erksamaid nii-öelda õhtuid, ma mäletan seda, kui kell oli mingi 12 ja ma olen voodis ja ma olen nii näljane, nagu reaalselt nii näljane. Et magama ka ei jää, jah? Ma ei jää magama, aga ma nutan, sest ma kardan süüa. Aga ma olen nii näljane ja see nagu lihtsalt keegi hoiaks sul kätt ees ja sa ei saa süüa, kuigi sa ise teed seda iseendale. Aga noh, kui ma mõtlen nagu tagasi võrdluseks enda mingid ajad on ju, et ma ei olnud nii vähe, aga ma kaalusin ikka vähe ja ma vaatasin ennast peeglist ja ma olin ikka paks, vaata. Et mul on veel siin nagu rasva, seal on umbes rasva, et kas sul oli sama, et sa vaatasid peeglist, sa olid mingi, ei no siit tegelikult veel saaks natukene, ise on 34 kilo. Mitte midagi ei ole tegelikult, see on mingi, ei no siin on ikka nagu midagi, siis üritad nagu leida midagi. Et ikka võiks pingutada veel rohkem, on ju. Ja just. Päris haige, see on ikka väga haige tegelikult. Jah. Ja kas fitness siis oligi see, mis päästis su sellest tegelikult nagu ära või? No see oli nagu mingil määral, et mis mul käis üks hetk klikk, sest mul oli üks tuttav, kes nagu ütles mulle, võib-olla ma usaldasin teda teistmoodi kui oma ema, sest et lähedastega on ikka see, et sa, eriti emaga, et sa ilmselgelt usaldad oma ema, armastad oma ema, aga see ei ole nagu see, et kui ema ütleb sulle, sa teed seda. Noh, kind of on ju. Ja siis ta ütles mulle midagi ja mul käis nagu mingi klikk, ma olin okei, aga tegelikult see ei ole nagu väga okei, vaata. Aga nagu ise ei julge ka väga midagi teha. Siis ta veits andis suuniseid, et tegi mulle mingi normaalse jõusoli kava, on ju, et ma nagu liiga üle ei teeks. Rääkis mulle natuke tervislikust toitumisest, ma püüdsin hakata nagu rohkem sööma. Ma panin kõike kirja, on ju, MyFitnessPalli. Ja siis ma ikka selles mõttes nagu suurendasin oma kogusid, aga eks nagu ma ei töötanud enda sisemaailmaga. Ehk siis nagu tegelikult need mustrid ja uskumused ja kõik need ikkagi nagu säilisid, aga mu keha läks nagu veidi paremasse kohta. Oli endal ka nagu parem olla inimese tunne rohkem. Just on ju. Ja jah. Ja siis tuli fitness nagu hiljem. Jah, ja siis ma nägin lihtsalt nägin seda kuulutust, et võetakse Team Renetisse, siis ma olin Karmen Kaljulaga tol ajal see tuttavaks, me olime nagu sõbrannad, või saime kokku randomly on ju, ja siis sealt kuidagi see pall läks veerema ja siis oligi nagu, kuna mul alati olnud see, et keegi mulle ütleb, tee seda, tee nii, siis ma teen. Ja see oligi nagu see, et kui mul oli ees toitumine, mul oli ees treening, tee nii, ma lihtsalt tegin seda. Kinni silmi põhimõtteliselt. Ja see oligi tegelikult jah, mis nagu aitas mul siis sealt veel välja tulla. Ja, et sul tekkis nagu see usaldus vaata ka selle protsessi nagu juures. Et, aga siis kadusid ka nagu need mõtted nagu peast, et kurat ei tea, et lähen paksuks ja äkki ma ikkagi ei ütle treenerile, ikka söön mingi vähem ja nii, ei olnud sellist asja? Ei, nagu hirmud ikka jäävad, sest et see oligi see koht veel, kui ma ei töötanud iseendaga. Et nagu, aga ma ise usaldasin, nagu ma rääkisin talle ikka, et ma ei tea, mingitest hirmudest on ju. Aga ma ei teinud seda, et ma ei söönud, sest ma olen selline, et kui ma midagi nagu otsustan teha, siis ma olen nii distsiplineeritud sellele asjale, isegi kui ma ütlen ise endale, et okei, ma luban, et ma ei söö vähem, siis ma ei söö vähem. No see on hea. Jah. Et sa oled ikkagi hästi nagu coachitav siis, jah? Jah, väga lihtsalt, kui ma tahan. Aga millal siis hakkas see sisemise ja nende mustrite lõhkumine see pihta? See on kõige mõned. Okei, tegelikult ma hakkasin vaikselt raamatuid lugema, nagu mingid enesearengu raamatuid on ju, mingid siuksed. Ja siis sealt juba hakkas nagu mingine tuluke polema ja siis ma arvan, et tegelikult see oli paar aastat peale võistlemist ma võtsin endale Merilyn Roossi mentoriks. Mäletan. Ja vot see oli nagu mu kõige suurem transformatsioon, ühesõnaga nagu siis ma ikka jällegi all in on ju, kõik või mitte midagi, et ma ikka nagu konkreetselt kirjutasin, tegelesin iseendaga erinevad meditatsioonid, hingamispraktikad, retriidid ja see oligi nagu see, kus tegelikult kõige suurem muutus hakkas ja see on ka see, miks ma teen tänast, mida ma teen. Et ärge alahinnake tegelikult seda vaimset poolt on ju ka, et ma arvan, et väga palju ongi neid inimesi, kes lihtsalt teevad midagi, aga seal taga ei olegi nagu seda tööd nagu peas, vaata. Ja siis see tegelikult need teed lähevad nagu nii lahku, et lõpuks sa oled endast nagu nii kaugel. Sa oled liikunud ühe eesmärgi suunas, aga sa oled endast tulnud nagu nii palju nagu eemal, on ju. Et tegelikult need
võiksid koos eksisteerida nii, et sa liigud Jah. nagu seal enda teekonnal ja sa oma eesmärkide teekonnal lähed niimoodi paralleelselt, on ju. et sa ei kaota iseennast. see ongi see, et nii kui sa hakkad vaimselt tegelema, siis sa leiad selle, kas see, mis sa nagu füüsiliselt teed, on ju, oma kehaga, kas sa teed seda enda jaoks või sa teed kellegi teise jaoks. Mingi jah, sest väga paljud inimesed, kes a la isegi siis fitnessis või üldse mingit sporti teevad või kuskil käivad mingitel spordiasjadel, jah, see on väga hea, aga kas sa teed seda reaalselt nagu enda jaoks või sa teed seda, et sobida sinna kuskile gruppi või saada mingisugust tähelepanu või seda. Ja siis lõpuks, kui sa üks hetk avastad seda, et sa oled võib-olla aastaid midagi teinud ja see pole tegelikult üldse sinu enda jaokski olnud, siis see kukkumine on nagu päris rets. See on päris kildudeks minna. Aga samas kasv on ilus. Kui sa jälle leiad iseennast sealt ja hakkad otsima iseenda teed nagu seda, mida sina tahad teha. Ja. Kõik need valusamad õppetunnid on tavaliselt kõigile. Ma olen niimoodi nõus sinuga. Ei no ju failure'ist ju ongi ju, kõik ju kogu aeg räägivad, et ainuke normaalne õppetund ongi failure, on ju. Et edukas inimene on raske midagi uut õppima. Sest sa oled edukas, on ju. Et sa oled juba kuskile jõudnud. Noh, läbi valu, ma arvan, kasvame kõige nagu paremini, on ju. Valukohtadel. Et see vaimne asi, ükskõik mis ala juures on nagu nii oluline. No mina olen öelnud, ma olen ju, ma ei tea, jooksimiseks ka kiiremaks saanud tänu teraapiale. Kuigi ma ei ole nüüd päris kaua käinud, mul on see traumajärgne paus veel, aga nüüd 7.07 kell 14 on uus aeg. Järgmine nädal. Lõpuks ometi saan nüüd oma selle asja kokku võtta. Aga kõikidel tuleks, ma räägingi, et sina oled heaks eeskujuks. Ammoonia võib-olla ka natukene. Ma üritan olla, et inimesed, mehed samamoodi, sa võid teha palju trenni, värki, särki, olla ilus, tore, aga kui sa ei ole nagu peas kohal, siis on veits kehvasti. Jaa, sest meid juhivad mis mõttemustrid, uskumused. Ja neid on alati võimalik muuta. Jaa, see on kõige ägedam, et toju on nagu nii neuroplastiline, et see on nagu see, mida sa endale pidevalt sisendad, iga jumala päev, täpselt nii sa käitud. Täpselt sellist reaalsust sa koged. Et inimesed tüttidega minu arust trigerduvad, et sa oled mingi, et sa ju lood enda reaalsust. Jaa, aga sa loodki. Sinu valikud päeva lõpuks. Nii on. Aga Meriliniga, mis see mentorlus nagu oli siis? Või kuidas see oli üles ehitatud? Mis te tegite seal? No see oli üks ühele, meil olid seal kõned. Sul on mingid ülesanded, on ju? Ja erinevad praktikad, ülesanded, meditatsioonid ja selles suhtes, ma ikkagi tegin ise ka väga palju ja meil oli pidev suhtlus, et kui ta mulle midagi ütles, ma nagu võtsin väga tõsiselt seda ja ma päriselt reaalselt programmeerisin enda pead ümber nagu igasuguste ongi, kuidas see nagu, miks sa nii mõtled, et suunas mind teistmoodi mõtlema ja ma päriselt tegin seda. Ja see muutis nagu totaalselt mu maailmapilt nagu muutus. Kaua see kestis teil? Me tegime ikka mingi 2 aastat. Ühesõnaga, 2 aastat tegite mentorlust täitsa ikka siis väga nagu süvitsi. Ja ei, ma olen kõik oma nagu lapsepõlve ja et mõnele võib-olla, ma ei hakka nii detailisse minema, et selles mõttes, et huuks minema on ju, aga igasugused sisemise lapse rännakud ja see, et ma nagu vaatasin, kust mul mingid asjad on tulnud ja tegelesin nendega, et miks ma teatud viisi käitun on ju, või mingi, mõtlen. Aga see võtabki päris kaua aega. Ei, muidugi. Ja siiamaani. Ja sa ei saa lõpetada, sest et siis nagu väga lihtne vanadesse mustritesse tagasi langeda. Mina alustasin 34-aastaselt ja ma arvan, et see 4 aastat on veel väga algusfaasis, et leida lõpuks, et ongi see esimesed paar aastat on see, et see lõpuks enda peas see dialoog nagu paika saada. Just. Ja siis nagu nüüd on nagu minul on olnud selline katsetus, et kui tõesti läheb midagi väga nagu sideways või persse, kuidas ma siis toime tulen, nagu mul oli see väga hea katsetus ja nüüd uuesti, kuidas ennast jälle ümber lülitada igasugustes halbades olukordades. Jääda rahulikuks ja mitte loobuda. See võtab aega. Nii et see 2 aastat, 5 aastat. Seda tööd võiks teha kõik. See
aga mulle tundub, et nagu seda hakkab aina enam tulema. Jaa, kindlasti. Et see on nüüd lihtsalt nii oluline. Sa ise oled ka siis nagu mentoriks nüüd inimestele vaikselt? No ma ka rakendan nagu ikkagi väga palju praktikaid ja asju enda töös igapäevaselt, et ma küll jah, toitumine ja treening, aga et ma tegelikult rakendan väga palju enda kogemusi ja neid. Ja ma olen ise nagu mentorlust nii-öelda andnud 2-3 inimesele, et ma olen nagu mingil määral seda teinud. Aga kindlasti alateadlikult sa mõjutad kõiki inimesi, kes lihtsalt tulebki mingi, ma tahan lihtsalt mingit trenni ja toitumist, aga sa saad nagu hakata neid vaikselt nagu mudima niimoodi, et nad ei saa aru ka võib-olla sellest, et sa teed seda, aga lõpuks nad on mingi, mis toimub. Positiivne manipulatsioon. Küsimuste küsimine on võimas, sa küsid ja siis inimene ise leiab vastused siis endast. Aga see ongi ju vaimne eneseareng, et mingite küsimustega panna inimene ise enda peas siis oma probleeme läbi mõtlema. See on äge, seda ongi vaja. Ma arvan, et meie kuulajate seas on äkki inimesi, kes tahaks, äkki võivad suga ühendust võtta. Ja ma üks jälle mentorlust ei tee, aga ma selles mõttes, et muidu juhendamist selles mõttes, et see on ju see, kuidas muutus tuleb püsivalt, kui sa päriselt enda sees muudad. Nii, mis ma tahtsin küsida, et siis tuli see fitness, siis fitness sai läbi, siis sa hakkasid Meriliniga tegema või? Ma tegin seda fitnessi viimasel aastal. Okei, siis sa võtsid Merilini nagu appi endale, on ju. Ja siis millalgi seal vahepeal tekkis sul üks tore boyfriend, on ju, kellega täna olete juba olnud koos. Ja ma olin vahepeal Tartus ka ju. Jaa, seda ma mäletan ka. Ma olin vahepeal Tartus aasta aega ja siis oligi see Merilin. Peale seda tuli Meriliniga koostöö ja siis, kui ma seda koostöö tegin, vaata ma leidsin ennast, on ju, ma olin nagu mega enesekindel, ausalt mul ei olnud nagu üldse vahet, mida keegi arvab, sest ma lihtsalt teadsin, mida ma teen, kes ma olen nagu nii kindlalt. Ja siis ma nagu tõmbasin kõike ligi, nagu reaalselt see kõlab nagu täiega huu, aga kõik tuli. Ma lihtsalt tegin oma asja ja kõik tuli nagu. Ja siis Vaata kui maagiline. Ja no siis oligi, tundub, et on nii lihtne. Aga tegelikult selles mõttes peab ikka tegema ka. Niisama manifesteerida ja mõelda ei saa, peab ikka tegelikult nagu tegema. Ei no see töö, mis võtabki selleni, et sa saad aru, et on lihtne, see on päris raske. Et selle jaoks on vaja kannatada ja siis vaja see töö ette võtta, siis sa jõuad sinna, et on lihtne ja siis mõtledki, et kõik asjad tulevad lihtsalt. Tegelikult lihtsalt see töö, mis ennem tundus nii keeruline, tuleb nagu normaalselt, naturaalselt. Mõnes rohkem inimesi võiks panna fookust sellele, et tegeleda isendaga, mitte vaadata, mis väljaspool tuleb. Panna seda energiat nii palju välja ja muretseda selle pärast väljast selle asemel, et nagu keskenduda isendale. See on ka suuresti olnud näiteks minu nagu selle aasta missioon, et lülitada välja nagu kõik mingi väline, et ma ei viitsi enam mingite teiste, mingite elu, mingi draamadega tegeleda, ma ei taha neist teadliki nagu olla. Ma nii paljud, näiteks võtame Instagrami, väga suur infomüra on ja ma olen mingi 400 inimestest unfollow pannud, et ma ei viitsi näha, mida inimesed teevad, mind ei huvita teiste nagu eluolu on ja et nii palju rahulikum on, kui ma ei lase absoluutselt mitte ühelgi ümber oleval asjal endale nagu ligi tulla. Täiega chill. Ära vaata lihtsalt. Ei no, see ongi, ma ei vaatagi enam. Sealt on nagu tegelikult võrdlemisi lihtne välja tulla, aga sa ju ise tekitad ka seda müra sinna päris palju. Mina ise või? Aga see on minu müra, et see ei ole... Aga sinu müra on okei või? Ei selles mõttes, et kui sa teed oma asja, on ju, et nagu kellele ei meeldi, sellele ei meeldi. Et inimesed leiavad, järelikult inimestel nii palju aega, et tulla näiteks sinu kontole, kommenteerida sinna midagi, sest et see paneb neid paremini tundma. Ja see ütleb mitte midagi minu kohta, aga väga palju nende kohta. Ma tahaks iga Ammoonia postitusele kommenteerin ära, siis kustutan ära. Enda peas ütlen nagu välja, ma ei taha seda teistele nagu välja. Paljud on väga positiivsed, aga paljud on ka veits üksed. Aga aitäh, et sa need vaeva, et mitte seda sappi pritsida kogu aeg. Aitäh sulle selle eest. Ma ju ka tegelen iseendaga. Ja. Et see selleks. Aga ühesõnaga
tuleme fitnessi juurde korraks tagasi. Okei. Kuidas see otsus sündis, et nagu lõpetada fitness? Sa olid väga edukas ju. Sa olid ikka väga Eesti mõistes ikkagi, väga Euroopa mõistes. No 2 Euroopa kulda on ja 2 maailma kulda, ehk siis juuniorid ja seniorid. Jaa, väga hea, see oli mu eesmärk. Ja ongi tegelikult tehtud oma asjad ja mis sul siis enam nagu püüda on? Nagu, jah, selles mõttes, et vaata, ma hakkasin isendaga tegelema ja ma arvan, et see jälle lõi mulle mingi täiesti uue maailma ja uue perspektiivi ja ma olingi nagu, ma tundsin kuidagi, et lihtsalt see aeg nagu teenis ära minu elus. Ma sain selle, mis ma tahtsin, see oli mulle vajalik, ma usun, et iga kogemus meie elus on milleski vajalik. Me oleme nagu, ja ma nagu absoluutselt ei kahetse mitte midagi. Ma sain nii palju kogemust sealt, ma sain nii palju emotsioone, häid, negatiivseid, kõiki on ju. Ma arenesin nii palju inimesena, ma olen täna see, kes ma olen. Ja see peatükk sai läbi ja ma kuidagi tundsin, et ma tahan avastada elu maailma. Ei no, võtta õigel hetkel tõmbasid nagu välja ennast, on ju, et sul saigi tehtud nii täpselt nii palju, kui oli vaja teha ja mis see siis enam on ju. Et ma arvan, et see on parem on tullagi õigel ajal välja, kui võib-olla leierdada seda ühte nagu plaati korduvalt ja aru saamata, et see asi nagu ära ammendanud ennast. Ja see nagu niimoodi. Ma arvan, et tänu sellele, et sa juba tegelesid iseendaga, siis ei olnud sinu jaoks raske ka. Ei, ma usaldasin iseenda sisetunnet selles mõttes, et ma lihtsalt ütlesin, et kõik. Ja eks see ikka raske selles mõttes, et kui sa väga hoolid sellest, mis inimesed kõrvalt arvavad, siis ilmselgelt ju tuleb erinevaid arvamusi ja miks ja äkki ka mitte. Väga palju peedistati sind siis saa. Ma ei tead, ma usun, et inimesed ikka räägivad, aga ma ei tea, ma kunagi ei viitsi enda energiat panna sellesse, mida keegi teine minust räägib või arvab, nagu see ei puutu minusse päeva lõpuks, kui ma teen otsuseid lähtuvalt endast, siis ma ei saa kontrollida teiste inimese mõtteid, tundeid, emotsioone, käitumist nagu. Aga kui sa nagu välja tulid, nagu astusid välja sellest ja siis vaatasid järgmisi võistlusi, siis ei tulnud seda, alguses ei olnud see, et kusjuures ei olnud. Ei olnud või? Ma vaatasin seda nagu, et ma nagu ei tahaks. Kuigi nagu mul endal kaaslane ju ka võistleb, on ju. Et nagu äkki on kõrvalt ja ma toetan ja kõik see, aga ma tunnen, et ei teeks enam. Mina ei ole laval käinud, aga mina fännina on palju lõbusam seda asja vaadata. Vaadata neid nälgas inimesi, teades, et sul endal kogu aeg kõht täis on ja see närv on ja värinad seal. See on nagu selles suhtes, ma räägin jah, fännina on täiega tuusse. Mulle väga meeldib, ma olen väga suur fänn ja ise kunagi ei võistleks, ei soovita väga paljudel inimestel seda teha. Aga et lihtsalt mul oli ka see mõte, et kas sa ei vaadanud nagu siukse pilguga, et ma oleks ära teinud seal. Või niimoodi, et jah, et mul oleks siin veel, ma oleks võinud noppida siin Eestis neid absoluute veel 3-4. Ma arvan, et mul oli nii palju muud, millega tegeleda nagu too hetk ja ma kuidagi, mul läks teine suund nagu treeningutes kuidagi on tulnud, et praegu sa oled siuke hübriid. Ja mulle meeldib treenida nagu, minu jaoks lihtsalt klassikalist, ma ei tea, fitnessi tüüpi treeningut teha on täiega igav. Et ma pigem mulle meeldib see, et ma tunnen, et ma olen võimeline. Ma tunnen, et ma saan tugevamaks, ma olen kiire, ma saan hüpata nagu, et mul on fun. Ja see on ka see, mida ma tahan naistele edasi anda. Et nad tunneksid, et oh my god, ma olen täiega võimekas. Nii äge. See ongi väga oluline inimestele nagu, et olla sellises vormis, et ükskõik mis mõte pähe tuleb, et siis sa saad minna, et sa oled juba pool tööd ära näinud, vaata. Fitnessis on see, et see on jah, hästi raamides on ja monotoonne nagu jah. Et aga kui sa oledki nii-öelda treenid oma vastupidavust, jõuvastupidavust, värki-särki, siis sa võid teha elus nagu kõike. Lähed ma ei tea, võtad mingisuguse mäe, lähed ronid kuskile sinna otsa. Lähed jooksed oma poolmaratoni või maratoni. Jooksed bussile. Kuule, paljud ei jaksa bussile joosta nagu. Ei aga... See on ju, kui me võtame nüüd täitsa mingi tavalisi keskmise inimesi, siis seal on juba see on pahandus on ju.
et seda keskmist on vaja tõsta, et sellepärast ma arvan, et perearstid tuleks peretreeneritega vahetada välja, vaata. Et milleks meil neid arste nii palju vaja on, et ühesõnaga fitnessist väljatulek oli lebo, nagu mul meeldib öelda. Eks ikka vaata selles mõttes, et kui sa oled midagi väga pikalt teinud, see nagu sportlaseks olemine on osa identiteedist olnud nii pikka aega, et eks see nagu ikka mingil määral on ju raske, et võib-olla luua mingit uut rutiini, mingit nagu, et okei, aga kes ma nüüd olen? Nagu rollidest rääkides jälle on ju, et kes ma nagu nüüd olen või mis ma nüüd teen. Ma arvan, et siis oligi see järgmine aasta oli see, et siis olla see naistejuht nii-öelda. Et sul oli jah varnast võtta nagu mingi järgmine identiteet siis on ju, millega sa tegelikult kõik nagu asendada või noh, kas on õige sõna või? Ei, see on edasi areng. See on ikkagi areng, see on samm edasi kuskile poole mingi suurema, kuidas ma ütlen, suurema eesmärgi suunas. Sa tegid isiklikult nii palju ära, sul on see kogemus ja nüüd sa teed teistele seda teed. See on nagu päris äge. Aga sa preppisid ka veel, minust ka viimane hooaeg veel oli sul mingi üks viimane tüdruk ja siis sa vist ütlesid ka, et sa rohkem ei taha neid fitnessi jah, ma tundsin lihtsalt, et ma tahan sellest nagu täielikult välja. Mul kaks tüdrukut veel on, kes on lihtsalt jäänud mulle nagu, et muidugi ma aitan neid nagu, kui nad on nagu lähed nagu mulle olulised, siis muidugi ma aitan neid on ju ja kasutan oma kogemusi, aga ma juurde jah ei võta. Et meil ikkagi plaan nagu täitsa, et mingit fitnessi nagu ei ettevalmista. Sest vaata ikka, kui sa oled nagu pool elu selles mõttes nagu mingites piirides elanud, nagu ma tunnen, et ma olen nii palju elu elamata jäänud. Lihtsalt sellele, et ma mõtlesin kogu aeg, kas ma tohin süüa, kas ma ei tohi süüa, nagu alates anoreksia aegadest peale nagu ma ei jaksan, ma lihtsalt ei jaksa enam nagu, tahaks lihtsalt nagu. Kas sa täna tunned 100% nagu seda vabadust või kuskil mingi väike teeman on jäänud või täiesti null? Ma ei usu, et inimesed, kellel on mingisugused probleemid, ma ei usu, et see mitte kunagi läheb ära. Aga me lihtsalt õpime sellega toime tulema ja me oleme tugevamad, ehk siis me nagu suudame eraldada neid identiteete nii-öelda teineteisest. Ma ütleksin sama, et ma arvan ka, et inimesed, kes nagu on olnud seal, siis nad mitte kunagi tegelikult sellest lahti ei saa võtta päriselt on ja lihtsalt sa peadki oskama nagu sõbraks saada nende teemonitega. Et nendega nagu kokkuleppeid tegema ja olemagi heal nagu kohal. Kallistad ühte, kallistad teist. Et need on meil kõigil olemas. Minul on meeldetuletuseks isegi vaata erinevad kehapooled on erinevad pildid, vaata, mis ongi positiivne, negatiivne, taevas, põrgu, sa pead mõlemad kallistama nagu mingitel hetkedel. Sa pead aru saama lihtsalt, jah, sa pead tundma neid, aga kui sa ei tunne neid ja kas on kogu aeg üks ja sama hääl ja siis sa arvad, et see hääl on õige ka. Sina. Ja siis sa teedki neid otsuseid, mis tegelikult tõmbavad sind. Tõmbavad sulle põrandalt ära. Ja siit tulebki mängu töö endaga, kus sa õpid seda kuulama. Jah, just. Palun inimesed, hakake seda rohkem tegema. Okei, fitnessiks ei ole nagu täna enam mingisugune osa sinust, on ja see oli. Aga liigume siis edasi. Sa ühel hetkel kolisid Rootsi. Siis oligi, sul tuli see boyfriend on ju tore, kaua te tänaseks koos olete olnud juba? 2 aastat. 2 aastat ainult või? Issand, mul tundub nagu mingi 4 aastat. Ma tean, mulle ka. Mul järgmine küsimus võiks olnud, et kas te olete juba abielus või? Veel mitte. Mina mäletan seda, ma ei tea, kas ma võin rääkida, et kuidas rääkisid mulle, et te teete tuttavaks ja mingi tekkis seal nagu. Ja see on teada juba teema jällegi, et nagu. Et minu arust selline nunnus, sa käisid minu arust Küüntes ja siis me saime nagu lobiseda vaata pikemalt ja siis ma olin ka nagu mingi go for it vaata, et mida sa tussad, et täiega nagu nii nunnu. Ja näed, läkski lõpuks nii nagu pidi minema. Jah, crazy. Elu on huvitavaid märke vahepeal üldse visanud nagu enne, kui ma teda kohtasin seos temaga. Ja siis sa tunned, lähed selle järgi ja just go for it täpselt. Kui sa ei lähe ja nagu sa pead sellest hirmust läbi minema. Jah, või siis nagu mine koos selle hirmuga ja ühel hetkel see hirm saab nagu läbi ka, on ja. Just. Aga kuidas siis kuidas Rootsi eluga harjumine oli?
mis Rootsis teistmoodi on nagu? Või no, mis seal erinevat on? No, kas ma alustan, vibe on teine esmalt. Lihtsalt see, et ma ei oskagi nagu selgitada, kui sa sinna lähed, sa tunned seda, et see on teistmoodi. Ja noh, muidugi see on hästi palju nagu järvesi, hästi palju mägesid on ja, aga sellest, jah, aga ta on ikkagi selles mõttes, et pigem sarnane Eestiga nagu. Ta on nii lähedal ka ikkagi. Jah, aga lihtsalt see tunne on kuidagi teine ja kuna noh, tegelikult mu isa on nagu elanud seal päris pikka aega, töötanud on ja, et ma olen seal käinud nagu suveti päris mitu aastat. Siis mul on kuidagi nagu tekkis nagu mingi tunne, nagu mul alati on meeldinud. Mul alati oli mingi tunne, et nagu Rootsi elu nagu viskas mingeid märke ka seoses Rootsiga. Ja siis selles mõttes, et nagu ma tegelikult tahtsin sinna kolida, kas ma andsin veel personaaltrenne too aeg ja mõtlesin, et okei, et kuidas ma selle kõik toimima saan, on ja. Ja siis, kui ma nagu kohtusin Eliotiga, siis oli nii, et nagu siis pidi minema, aga muud ei olnud ju nagu tahtsin minna ja siis. Kas kordagi ei olnud seda laual, et tema koliks Eestisse või? Ei, sest et ma tahtsin sinna minna just ja tal oli nagu kõik seal töö too aeg ja nii edasi, et siis see oli ka siuke veits hullulge, et me olime mingi koos olnud 2 nädalat ja siis ma kolisin põhimõtteliselt päeva pealt sinna, aga noh, sul oli, ma arvan, et juba selles mõttes vaata parem, et sul oli üks vanematest oli seal, et vaata, see annab sulle selle võimaluse, et noh, what if, kui midagi perse läheb, sa võid iga kell isa juurde minna. Et noh, sa ei ole seal üksinda keset tänavat mingi, oh my god, mis ma nüüd teen, on ju. Et mingisugune, ma arvan, et see oli siuke hea tunne, et sa ei ole üksi, on ju. Back-up. Ja nagu alati saab ka tagasi Eesti tulla, et nagu vanemad on, selles mõttes ma olen tänulik, et mu vanemad on nii toetavad ja lasevad mul alati teha, mida ma tahan, et ma õpiksin oma vigadest kui midagi. See on nii oluline, ma arvan, et vanemad toetaksid ja kui sul ongi mingi võib-olla mõte, mis tundub siuke väga crazy on ja ikka toetage, et vanematele lihtsalt, kes on nagu lapsevanemad võib-olla, et ärge pange nagu piire oma lastele, et las nad nagu kogevad, las nad proovivad, katsetavad, kui lähebki perse, pepu puhtaks ja läheb edasi, vaata, et mis siis on ja no, jah. Mis on kõige hullem, mis juhtuda saab? Ei no mingi kogemuse pealt kuskil tuleb ikka mingi pidur. No kui midagi eluohtlikku võib-olla nagu juba tahad selle ette võtta, siis noh, see on nagu fine, et okei, et nagu oled sa kindel. Elu ongi ohtlik. Jah, absoluutselt igal pool võib midagi juhtuda, on ju. Aga et panna mingitele sellistele kogemustele mingi kätte ette või pidurdada või mingi äkki juhtub see, äkki juhtub too, no ja mis siis, kui juhtubki, mis siis saab, siis tegeleme. Nagu nii palju elusid jääb elamata, sest inimesed ei julge proovida. Hirmud. Hirmud, jah. Nii et aitäh siis sinu vanematele, et nad on sellised, kes lubanud nagu pigem tõukavad ja mina ja tee ja mega oluline. Nii tore. Noh, et siis Rootsi sisse sulandamine on väga lihtne, on ju. Ja seal on tore elu. Ja seal oli, mulle väga meeldis. Hea on ühiskond, ma arvan, et rohkem kui siin. Ja ei, mul on nagu alati kuidagi tundnud, et Rootsi on nagu minu koht rohkem kui Eesti. Et ma ei tea miks, aga lihtsalt see tunne nagu, et kohe elasin sisse ja mul oli seal isegi üks sõbranna ja pärast tekkis mitu sõbrannat. Nagu... Tundsid, et sind võeti vastu, on ju. Väga vahva. No sa oled ju terve aeg olnud ju ettevõtja, iseenda tööandja, on ju, et sa pole nagu pidanud minema võõrasse riiki ja mingi ala, ma pean siin mingi tööd hakkama otsima, et sa ju lihtsalt elad, teed oma tööd ja et see on nagu mega mõnus. Ma arvan, et sellistel puhkudel on see nagu keerulisem, kui sa vahetad nagu riiki ja sa pead seal hakkama nagu mingi üles ehitama full enda mingi, ma ei tea, tööd otsima, kõike on ju. Et jah, see on positiivne, et töö on selline, et saad tegelikult ju kus iganes seda teha. Jah. Lähme Rootsist edasi. Kus sa nüüd elad? Me juba rääkisime. Ma olen Dubais, jah. Aasta aega elasin Rootsis ja siis kolisime väga spontaanselt Dubaisse. Aga kuidas see mõte tuli? No, kaaslane ütles, et kuule. Nüüd on aeg minna. Kuule, mis sa arvad? Et tegelikult me olime enne mõelnud ka nagu mingis Hispaaniat ja mingid siukseid kohti. Aga jah, tal nagu oli väsinud sellest ilmast. Sellest, et kogu on pime, sombune on ju. Noh, mul isiklikult ei ole vahet, mul on täiesti fine, aga siis ta mõtles, et kuule, et läheks sinna vaata. Ja noh, see on kindlasti nagu viimane koht, kuhu ma arvasin, et ma kunagi üldse kolin elus. Nagu mõtlesin, et okei, reisid võib-olla ka.
aga ma mõtlesin, nagu ma olen sellise maitsetiga, et tuleb proovida. Nagu kõige hullem asi, mis on see, ei meeldi, ei sobi, lähed tagasi. Selles ei ole mitte midagi halba, minna tagasi ja alustada uuesti. Vaata paljudel inimestel ongi see, et kuidas ma lähen tagasi, mis nad siis mõtlevad, et protsessi osa ongi ju vahest see, et sa pead ühe sammu tagasi astuma. Et minna 3 edasi. Ja nagu las nad arvavad. Nagu... Lähedki Keiti, et teed ja proovid ja... Täpselt. Ei tea, kui ei proovi. Ja sulle meeldib Dubai? Selles mõttes, et mulle meeldib ja seal on ka negatiivseid külgi minu jaoks. Et nagu ma ei ütle... positiivsetest. Okei. Jaa, seal on soe. Seal on mega turvaline. Sa võid jätta oma telefoni terveks päevaks kuskile laua peale, keset linna kohvikusse. Sa võid oma autod, nad jätavad oma kõige kallimad autod lahti. Nagu. Sa võid uksed lehtavad, et kedagi ei huvita. Keegi ei tapa, seal on nagu keegi ei tee mitte midagi. Sa võid õhtul tüdrukuna lühikeste riietega pimedas käia ringi. Sul ei juhtu mitte midagi. Aga vanasti oli ju see, et sa ei või nagu väga mingi tavaraid riided seal kanda, umbes peab mingi kaetud olema täiesti. Aga just ma olen ühe korda Dubais käinud Vahuriga koos. Ja juba siis tegelikult oli see nagu suht chill, et ta ei olnud enam nagu see, et keegi vaataks umbes mingi mis mingi lühikesed püksid umbes jalas on. Et ma arvan, täna on see nagu veel parem, et seal on nii palju nagu välismaalasi on ja nii multikultuurne, et tänavapildis siis ongi tšikid mingi lühkadega, praadega käivad ringi ja kedagi koti enam on ja. Tollal ikka sai natukene... Sina said möliseda? Sina said ka? Sain või? Muidugi said. Miks ma ei mäleta seda? Ta käib nina püsti kogu aeg, vaata. Natukene oli seda, aga nüüd on kindlasti vist paremaks läinud. Eks see on see, et sa ikkagi nagu austad nende kultuuri, see on nagu, spordid on täiega fine, kui sa panedki oma lühkavad mingi spordika on ja võib-olla kaubanduskeskusesse sa ei, inimesed käivad, aga ma isiklikult ei tunne ennast mugavalt, sest ma tunnen, nagu ma ei austaks nende kultuuri. Mina olen tulnud siia, siis ma ilmselt austan neid. Et siis selles mõttes ma pigem käin nagu niimoodi. Kaetumalt. Jah, aga otseselt midagi ei tehta. See on jah, et sa ei tohi, käest võib nüüd kinni hoida seal. Musi võib teha või? Ei, pigem mitte. Siis paneks jah, et pigem mitte. Seda tehakse nii-öelda kodus ukse taga, aga et käest kinni hoida on fine. Samas on okei ka vaata, et ega mulle ka nii väga, ütleme, ei meeldi, kui kuskil avalikus kohas hakkab mingisugune amelemine pihta, vaata, sa oledki nagu mingi, miks siin? Miks kõik peavad vaatama seda? Ja samas, okei, see on mingi teine teema. Ei Dubai on tore, mina reisiks sinna tagasi. Turvalisuse koha pealt täna me ei ole maailma kõige turvalisem koht, on ja? See on, ei ole, et see ikkagi ka... Mis siis on? Kas praegu on maailmas üldse turvalist kohta? Ma arvan, kõige turvalisem koht on kuskil metsa sees. Et võib-olla loodus on turvalisem kui igasugune linn. Ma arvan, et siit ongi hea mõnus minna, et Dubai looduse juurde. Ei, ma tahaks küsida vahepeal see turvalisus, vaata, et kui nüüd siin talvel see mingi hull teema käis, sõda käis on ja kuidas see sind mõjutas või mis? No ma ei tea, kui palju te teadsite või kuulsite või palju siin räägiti või mis siin räägiti, ilmselt siin keerati võib-olla mingi asju. Aga ikka nagu üks õhtu on ikka väga hirmus. Natkene lai nagu selles mõttes, et ikka vaata, nad saatsid neid nii-öelda, ma ei tea, kuidas need eesti keeles öeldakse, aga ühesõnaga, kui need pommitavad, siis nad saadavad neid õhus vastu, et need nagu kildudeks läheks, vaata. Ja siis need kildu ikka vahepeal kuskile lendasid ja nagu, et siis oligi see, et sul nagu telefonis käis alarm, et kõige nagu sisse akendest eemal on ju nagu väga kõvasti alarm, see võis kell 3 öösel ka käia. Et see oli nagu mega hirmus alguses ja kui see nagu me nägime reaalselt nagu õhus midagi plahvatamas ja nagu pärises on ju. Ja üks õht oli ikka see, kus oli ikka nagu crazy nagu, et see oli küll siuke, nagu ma mäletan, ma ei ole nagu ennast niimoodi tundnud. Ma istusin põranda, ma olin mingi nagu täielik ärevus, nagu ma hakkasin nutma ja see oli väga hirmus. Aga seda, ilmselt siis oli ka ikkagi need teadaanded, et jääge umbes kõik koju, et mingi ärge välja minge ja niimoodi. Et linnad olid suht tühjad, aga
siis läks nagu paremaks ja sa harjud selles mõttes, elu läheb edasi. Et see tundub nagu crazy, et sa harjud sellise asjaga, aga nagu tegelikult harjutasid ära ja see oli õnneks suht lühikest aega seal kandis. Ei noh, see asi ja siis noh, eks sealt tule ikka ka igasuguseid. Vaata, sinna on nii palju inimesi kokku tulnud, on ja kui hästi palju igalt poolt inimesi kokku tuleb, ega neid halbu inimesi on ka seal hulgas, kes sinna nagu koguvad ja siis seal juba igal pool hakatakse ju oma seda halba businessit ka tegema. Ja sellest nagu mina loen hästi palju sellest ja nüüd oli just üks dokumentaal, üks Euroopa, ma ei tea, kas ta on mingi Hollandi YouTuber või siuke. Tema tegi pika dokumentaali siis Dubai ehitajatest, kui palju neid, mille alusel see ehitatud on ja siis kuidas see ka nagu orjatööna neid sinna sisse tuuakse, et nad saavad ülivähe palka ja palju seal neid on hukka saanud ja see on tegelikult hästi silme avav, et meie jaoks on see kõik ilus ja ongi tegelikult üliilus oli, käisime ringi, Dubai frame ja see kõik on nagu äge ja värki, aga siis kui me sinna Kruusatee tänava alkoholipoodi üks õhtu pimedas läksime, siis juba hakkas niimoodi, et sa nägid neid seal tumedates nurkades neid tavainimesi siis nagu aega veetmas. Jah, eks see on nagu ühiskond on kihistunud ikka, et seal on nagu pigem need, kes on kõrgemal ja need, kes on madalamad. Kontrast on hästi suur. Jah, töölised ehitajad ja kõik need on ikkagi nagu see madalam klass. Et eks seda on. Aga ma soovitan ikkagi reisida, selles suhtes seal on turvalisem kui Euroopas mujal praegu. Ja tegelikult on nagu linna mõttes on nagu kõvasti hästi ilus ka. Pluss veel see, et seal on nagu halba ilma on ikkagist raske. Põhimõtteliselt mitte, seal on kogu aeg päike ja kogu aeg on kas see on päris, et nad vahepeal teevad mingit tehisvihma seal või? No seni pole olnud, kui me oleme seal olnud, sest et meil oli vihmaperiood mingit aega ja siis on see, et kuna nad ei ole sellega harjunud, siis see vihm ei lähe kuskil, see vesi ei lähe. Et siis ujutas põlvini nagu, et meil see kõrb ei ima seda vett nii hästi. Peavad seda eemale juhtima. Linnades ju pole neid auke ka, kuhu see läheb on ja siis aga mis need siis need miinused on? Oota plussidest, turvaline, kõik see on ja mis veel pluss on? No selles mõttes seal on palju teha. Kui sulle meeldib nagu, ma ei tea, igast kreisisid asju, atraktsioone, mis iganes käia. Et selles mõttes on nagu palju teha. Jõusalid on head, ma arvan. Jõusalid on väga head, nagu väga palju võimalusi on, inimesed on väga sõbralikud, väga kasvu nii-öelda mindsetiga, et selles mõttes nagu kõik on väga sellised väga töökad. Et see on ju selles mõttes, et see Pinost Gym põlas ka maha hiljuti, ma vaatasin. Jah, et seda nad ehitavad nüüd uut juba. Kas sa seal suusatamas oled käinud? Ei ole. Siis tead, kuhu minna. Jah, suusatama paisse. Ei no neil on see sise. Ja neil on jah. Et see võib päris äge olla. Tuled 40 on väljas, ära põlend, siis tõmbad veits suuska lauda. Aga räägime hindadest. Inimestele meeldib rahast rääkida, kuidas on korterid, kommunaalid, toiduhinnad, mingid muud hinnad, kõik nagu. Ma arvan, et see on niimoodi, et kui sa tahad kallilt elada, sa saad väga kallilt elada. Ja kui sa tahad elada normaalselt, sa saad normaalselt elada. Aga üürihinnad vist ei ole seal nagu nii kõrged, kui sa võtad siukse normaalse korteri. Ei ole, ma arvan, et on sama. Ma arvan, et Tallinnaga praegu võrreldes nagu, ma arvan, et sa saad nagu, ma ei tea tegelikult Tallinna, aga nagu mingi ole. No võtame mingi 3-toaline korter näiteks on ja 2-3-toaline normaalne korter. Ma arvan, mingi 2 tonni, 2 peale. Dubais või? Alla 2 sa ei saa kindlasti. Ossa raisk, no siis on ikkagi kallim. Selles mõttes, et nojah, ikkagi mingid hinnad on, selles mõttes ikkagi on suht pressi, kuna seal nagu kauba mõttes ka mingid kaubad, võib-olla just mingid, ma ei tea, ilutooted, riided, mingid saarad, HM-id, siuksed asjad. On kallimad. Need on nagu väga palju kallimad, sest nad ikkagi transpordivad sisse, aga nagu toiduga on kallid toite, mis nad nagu jällegi impordivad, aga samas on ka väga hea hinnaga tooteid. No võtame mingid basic asjad, kanafilee, munad, ma ei tea, kaaraelbed, riis, marjad, puuviljad, juurviljad. Kuidas see hinnaklass nagu, no sa ei tea muidugi palju hinnad praegu siin on. Jaa, odavam. Ma arvan, et kui seal kanakilo on võib-olla 6 euri, kui siin on mingi 9 või 10 või?
tegelikult ma ei tea, Lidlis saab ka 5 something võib-olla nagu 5-ga saab ka. Okei. Et ja noh, mina teen veisakliha hinda. okei, jah, sellega me saame mega odavalt, sest me tellime otse nagu sellelt butcherilt. Nice. Nihunikult. Nice. jah, et see on nagu täiesti nagu värske ja tõesti nagu mega. Puuviljad, juurviljad. Nendega nüüd see teema, et See on nad ise vist. ma veits igatsen nagu värskeid maasikaid, marju, väga ei ole, mingid nagu imporditud on, aga nad on, Siin saad isu siis korralikult ma ei tea ka, mis sinna peale on pandud nagu, et ma nagu väga ei usalda, ka orgaanilised tooted näiteks, et nagu võib-olla usaldaks rohkem neid nii-öelda biotooteid, on ju, aga need on jõhkralt kallid. Ja. Et Nii et tegelikult ikkagi, noh, ütleme, et ma ei tea. ikkagi ta on kallim, Nagu jah, price'i. aga ma mäletan, me omal ajal, kui käisime, siis seal ikkagi oli ka seesama, et seal need mereannid olid jällegi üliodavad. Nagu kui restoranis mingi nii-öelda seafood restorani minna, siis see oli nagu eriti nagu ja see kvaliteet seal. ja toidu kohta siis nagu ilmselga sa saad väga kallitesse jälle minna, aga me oleme leidnud nii häid kohti, mis on nagu mega hea hinnaga. Ja mingid kohalikud, nagu kohalikud, kes teevad seal oma mingit food business'it on ju. Kütus on odav. Kütus on ja mega, see on tõusnud 2 korda, aga see on ikka odav. Arvad, see on alla euroliiter. Seal oli... I wish. Me isegi käisime, seal on ka niisuguseid kebabikaid päris ongi kohalikud on mingid sellised ja pulksikaid, street foodi. Need olid päris head. Täitsa nagu, ja tol ajal oli see hind odavam kui Eestis millegi pärast. Ma mäletan seda, me käisime bataadifriikaid ja purksi söömas seal ühes mingis X kohas. Aga nojah, aga miinused. Okei, ütleme, et tegelikult see hind on ka natukene miinus. Ma usun, et ikkagi tegelikult nagu saab väga taskukohaselt elada seal, kui sa oskad ja kui sa nagu uurid natukene. Ja ma ei ütleks, et see hind oleks probleemiks. Kas teil on kortermajas siis ka niimoodi, et on nagu kõik mingid, ma ei tea, ühiskasutatavad mingid passud, jõuksid? Ja meil on jah bassein, padeliväljak, jõusaal, kinosaal, mida sa saad, see on mega äge, me käisime seal. Tülju tegelikult, vaata, sa saad nii palju nagu boonuseid. Ja, et see on nagu ja mega toredad nii-öelda inimesed, naabrid on mega toredad. Ja see on väga hea place meil. Mõtlengi, et noh, okei, see üürihinnaks on, kui sa saad nagu mingi ekstra, mingi see, siis tegelikult noh, maksadki natuke rohkem, aga saadki nagu ägedama asja ja parema asja. Seal on mõistlik aasta peale võtta ka sulevamalt. Ja. Mingi hetk ma isegi nagu vaatasin neid Dubai hindu ja just nagu ka, et ei olnud midagi sellist. See tundub karvad, et on nii kallis, aga tegelikult igal pool saab elada kallilt ja saab elada ka natukene odavamalt. No mis veel miinuseid on? Miinustes, eks miinused on kõigil erinevad. Minul on loodus. Minul on lihtsalt nagu, ma arvan, et see on kõige suurem asja minu jaoks nagu loodus, värske õhk, nagu ilmselgelt linna. Ma ei ole harjunud linnaeluga, ma olen alati elanud pigem linnast väljas ja ma arvan, et see on nagu mulle väga suur üleminek. Ja see on nagu asi, millega ma ei tea, kas ma üldse kunagi ära harjun või ei harju, ma ei usu. Sest et see on minu jaoks lihtsalt nii maandav koht. Seal ei ole siis sellist mingit, ma ei tea, lähed metsa, pole lihtsalt olemas nagu või? Metsa mitte ja, aga nad on selles mõttes, siin on nüüd ennustatud ka, et nad nagu väga palju istutavad puid ja tegelikult Dubai läheb väga palju rohelisemaks, seal on mingid piirkonnad, mis on rohelisemad. Meie piirkonnas on ka nagu rohkem parke, meil on nagu rõdult kohe park all, et selles mõttes nad ikkagi nagu näevad vaeva sellega, aga nagu isegi, et see nagu kesklinna lähed, siis seal ikka ei ole. Pallid on. Hästi palju Eestit viiakse sinna kohale. Teate seda või? Mis mõttes Eestit? Eesti turbarabade põhilised kliendid on Dubais, kus nagu meie seda turvast viiakse sinna, et see on looduslik. Vaat. Eesti aitab Dubai teha rohelisemaks. Nii tore. Et sa saaksid endale looduse sinna. Ei no loodus on muidugi ja see, et sa lähed ja sul on linnud laulavad, sitikad on maas, puud kasvavad, nad on seal 100 aastat kasvanud. See on hoopis midagi muud. Prossakad ikka on ju toas. Need on ikka toas selle vahepeal. Need olid isegi meil tol all hotellis, seal kus me olime.
aga Abu Dhabis olete ka käinud? Ei ole jõudnud veel, aga kindlasti on plaan minna. Seal on kultuuri natukene rohkem. Jah. Sest on nagu vanem. Ta on rohkem siuke kohalikum. Mulle väga meeldis Abu Dhabi. Me isegi jõudsime seal ära käia, kui me olime, on ju. Me olime ühe päeva, tegime seal tripi. Nii, ja mis veel miinustest? Loodust pole? On veel midagi, mis on nagu, või igatsed siin, mida nagu siin on, aga seal ei ole? Ma arvan, no minu jaoks tegelikult ongi see kõige rohkem ja no kuidagi see, et nagu seal ei ole nii palju värsket õhku, võib-olla mul on nagu mingi teema sellega, et värsket õhku tahaks ja noh, eks ma ei ole enda jaoks leidnud seda selle slow living, ma ei tea, kuidas seda eesti keeles selgitada, aga siukest nagu noh, ta on hästi töökas riik on ja inimesed nagu lähevadki sinna peamiselt tööle ja nagu mulle meeldib ka tööd teha, nagu mulle täiega meeldib, nagu ma vahel võib-olla teen liiga palju, on ju, aga ma tunnen, et väga lihtne ennast sellest ära kaotada ja seal on väga raske sellest välja tulla, sest et see ühiskond kogu aeg soosib seda töötamist. Nagu sa lähed kogu aeg edasi, et seda hetke võtta nagu. Et ma just ei ole seda enda jaoks leidnud, seal kindlasti nagu ma olen näinud nagu inimesi, seal tehakse ju erinevaid mingid retriite ja mingid community'd on, aga jah. Aga kavatsetegi jääda sinna või on teil nagu mingid, räägime tulevikust? Ei tea, jah? Tulevik on abielu. Ma arvan, et... jah? Varem või hiljem? No jah, loodetavasti. Et selles mõttes... Noh, praegu on ju kõige kuulsam see abielu ettepanek tehti ju seal Empire State Building otsas. Teil on seal Burj Khalifa otsas ju võimalus ära teha. No vaata see Netflixi dokumentaal on ka nendest Venemaa, need on need ronijad või ma ei mäleta, mis selle dokumentaal on. Skyscrapers ei olnud mingi siuke. Midagi siukest, et see oli, ma vaatasin seda juba ammu, peaks uuesti vaatama, et nad ronisid jah sinna ja see on nagu päris äge, et teil on võimalus Burj Khalifa, et seal on... Jah, no tead, ma ei tea, vaatab seda asja, aga selles mõttes, et ma ei taha endale päris pinget tegida sellega, et okei, nüüd peab täpselt nii minema ja nagu ma arvan, et enamalt, kui me midagi mõtleme, siis alati elu läheb kuidagi teistmoodi või me jõuame mingi asjani mingi teise nurga alt, et mingi suud ju ikka on ju, kus tahad minna, kasvad areneda, aga... Jah, läheb ikka nii, nagu minema peab ja võib-olla ei olegi vaja kogu aeg mõelda ette selle peale, et mis edasi saab ja mis järgmiseks, et oleme hetkes ja teha seda, mis hetkel homme, aga täna on täna, et oleme nagu täna siin ja praegu ja... Aga kuidas siis kooselu välismaa mehega on? Ma ei tea, ma ei ole probleemi näinud, et see on nagu huvitav, kui me nagu kokku läksime ka, et tegelikult oli just prepile läks, ehk siis see oli nagu kõige sellisem nagu toorem nagu korralik. Nagu ma ei tea, meil polnud kordagi tekkinud mingit probleemi, et nagu eks suurt rolli mängib see ka, et jällegi ma tegin nii suure töise endaga ära enne, kui ma läksin suhtesse. Et selles mõttes, et kui sa nagu kuskil ise oled nagu, ma ei tea, kus kohas maailmas hõljad laiali ja siis lähed suhtesse, et siis see nagu... Siis ongi kõik lappes, on ju. Noh, minnaksegi suhtesse täitmaks seda tühimikku, mida sa peaksid tegelikult ise endaga ära täitma. Ja siis... kui see tühimik täidetakse seal ära, tema täidab ära ja siis mõlemad energiad jooksevad kuskil laiali ja siis ongi tülid majas. Või siis üks jookseb tühjaks ja siis miks sa ei ole enam see, nagu sa olid ennem. Sa ikkagi ju kasvad ja arened koos partneriga läbi elu, et te mõlemad olete eraldi indiviidid, te mõlemad arenete ja siis te nagu kohtute poole tee peal nii-öelda. Aga tema on ka online coach, teeb ka online. Ta on ise fotograaf ja videograaf ka, nii et see, et ma olen ka väga palju ise õppinud, võtan kõike külge, jumal külge, et siis... Seal siis ka teeb seda tööd ka, jah? Jah. Väga tuustega. Võistleb ta veel ka? Võib-olla kunagi, jah. Jällegi nagu... Me ei pane pinget peale endale. Just võistles ju. Seal Marokos on ju. Ja nagu ei pane pinget peale. Praegu on pigem fookuses keskendume tööle. Naudite Dubaid. Käige Abu Dhabis ära. Kindlasti. Aga siia tulidki nüüd nagu lihtsalt, et jaanipäev, mingi perele külla. Ja me pool aastat tegelikult käinud. Ma Eestis pole aasta aega käinud. Vahepeal käisid Rootsis ainult siis? Jõuludel olime Rootsis ja et minu vanemad olid ka, emad oli ka sinna ja siis me täisime seal jõule. Ja nüüd ma tulin siia. Ma tundsin, et mul on vaja väikest restarti nagu loodusesse jällegi tulla ja pere näha ja vanavanemad üle vaadata ja kõik siuke, et
kas su ema on ka Rootsi või seal Dubais käinud teie juures? Ei ole. Ei ole? Meil ei ole keegi külas käinud veel, et Miks? pole nagu jõudnud, me alles nagu kolisime, tuli see sõda vahele, siis olid kõik lennud kinni. No jah. Et jah. Okei, fair point. Ammoonia tuleb. Ma mõtlesin küll võtta talvel, et ma lähen, aga siis hakkaski see pihta ja hea oli, et ma ei ostnud mingeid lennupiletid ära, et muidu oleksin seal kinni olnud. Juba hea oleks olnud ju, kindlustus maksab pärast kinni sul selle. No, kes siis tööd mõnusam kogemus. Jaa. No jah. Siin võib see Ukraina droon sulle pähe lennata samamoodi nagu seal Iraani droon. Isegi suurem oht on, ma arvan, ikkagist meil siin kui seal. Et kui nüüd võtta niimoodi. Et jah, ühesõnaga Dubai. Jah, mina küsiks, et kas sa tahad midagi veel omalt poolt nagu öelda inimestele? Midagi nagu toredat lõpetuseks. Lõpetuseks või? Ma ei tea, paneme fookuse iseendale, selles mõttes, et nagu suunake fookus ja iseendasse ja nagu teha iseendaga võib-olla rohkem nagu tööd ja panna see energia, võtta see, mitte panna seda energiat sinna välja ja muretseda selle pärast, mida keegi teine mõtleb, mida keegi teine arvab ja olla iseenda prioriteet on ju ka. Täitke tühimik iseendaga. Ja tead, proovige ja katsetage ja kõige hullem asi, mis saab juhtuda. Mis on kõige hullem asi, mis saab juhtuda? Ei sobi, ei meeldi, failid. Proovid uuesti. See ei ole nagu, see on osa elust. Kasv ja areng. Ma arvan, see on väga ilus. Ma arvan ka. Lihtne. Peaks kõik olema nagu kerge, et ei ole vaja üle mõelda asju on ju. Et ja vahest ongi pea ees kuskile sukeldumine palju parem mõte, kui liiga üle analüüsida ja karta. Ei no ongi, kui sa millegis failid, aga selle protsessi käigus sa võib-olla leiad hoopis midagi muud, on ju. Et noh, see ongi see proovima peab, mitte see, et ma ei julge ja ma ei taha ja ma olen kodus diivani peal istunud, sest et ma nägin, et sellel inimesel oli halb kogemus mingi asjaga. Ja võib-olla vähem nagu võrdlemist, vaata seda, et sa nagu istud ja scrollid ja vaatad teiste elusid ja siis sa tunned ennast halvasti ja siis sa tegelikult ei tee mitte midagi, sest sa tunned ennast halvasti nagu lihtsalt nagu vähem scrollimist, vähem selle vaatamist ja rohkem fookuse toomist iseendale, iseenda arengule, iseenda nagu kasvule. Jah, ja võib-olla ka aru saada nagu sellest ka, et see, mida sa seal kuskil scrollides ka näed, et suure tõenäosusega see ei ole ka nende inimeste nagu igapäevane reaalsus või sest ikkagi kiputakse näitama neid kõige ilusamaid momente, kõige mingi highlight'e vaata kogu aeg on ja et need inimesed võib-olla, kellele sa vaatad niimoodi, et ma ei tea, miks tal kõik nii hästi on. Võib-olla ta on täiega pasas tegelikult, aga ta ei näita seda lihtsalt ja siis sa oled seal vaatad mingi kadestad seda, aga võib-olla ta mõtleb, et tahaks ennast üles puua tegelikult on ju, et tegelikult võib olla nii ju. Ei no seda on kahjuks päris palju, ma arvan ja me oleme kõik seda näinud ju, et mina pigem postitan siis, kui mul halvasti kõik on, kui midagi katki läheb jälle kuskil, et pigem ei jah. Struggle'id on nagu just, kui sul on struggle või raske, siis anna see ära. Et kui sul on kõik hästi ja sa annad kogu aeg seda kõik hästi ära, siis sa, ma ei tea, vali energiat, mida sa tahad endale hoida, vaata. Negatiivse annad käpelt ära, lased lahti. Positiivne jätta kõik endale. Võib-olla see jutus on iva. Veits tuleb isekas olla enda heaolu nimel ju. Absoluutselt. Miks me kogume seda negatiivset enda sisse? Lase see välja. Positiivne sellepärast sa heididki kõike kogu aeg. Heidin. Sa lased seda negatiivset välja. Ma ei heidi. Ma olen reaalne lihtsalt. Ma olen midagi valesti jälle viimasel ajal öelnud. Ei ole. Kõik on hästi. Aga jah, võib-olla. Jälle hakkab meie mingi tülid siin pihta. Ei ole midagi. Aga elus on selles mõttes, et nagu pole vähem püüda otsida midagi suurt ja nagu erilist, et nagu tegelikult elu peitub väikestes asjades. Igapäevaelus nagu olla tänulik nende väikestes asjades, mis meil on. Mis ei tähenda seda, et sa viskad kõik nagu kõrvale, vaid sa ikka ju liigud kogu aeg, sul on ikkagi mingid eesmärgid. Aga see, et sa päriselt oled nii kohal ja sa oled tänulik, siis hakkad rohkem märkama ja siis on nagu
hakkad rohkem märkama asju ümber ja oled nagu õnnelikum. nii armas. silmad lahti. Just. Süda lahti, silmad lahti. jah. Ühesõnaga täiega nunnu ja kes nagu tundis, et Elizabeth teda kõnetab, siis ühesõnaga sa võtad ikkagi uusi kliente, on ju. Ja aitäh, et tulid, leidsid selle aja, et mulle nii meeldis, kuidas sa mulle kirjutasid, kui sa hakkasid just enne, kui sa tulid, et sa mõtlesid minu peale, ma olin kohe mingi ära. Et jah, nii tore näha sind üle pika aja ja tore kuulda, et sa oled nagu nii heas kohas, nii nagu ilusas kohas ja endaga nagu selle rahu teinud, vaata, ja jõudnud sinna punkti, kus sa oled nagu full mingi liblikad ja need lilled on ju. Eks neid raskeid on juba. Aga nendest et sa ei jää kinni sinna raskustesse, vaid alati nagu leiad väljapääsu ja liigud edasi ja nende raskuste najal kasutad nüüd nagu hüppelauana, et jälle nagu kaugemale minna. Ja ma arvan, et see oli väga ilus ja ma loodan, et kuulajatele ka meeldib ja saime nagu anda sugust väärtust täna. Ja aitäh teile ka, et te kutsusite, saime jutustada ja jah, aitäh Foor. See oli nunnu. Ühesõnaga, tšau ja näeme siis järgmises episoodis. Aitäh. Pane kinni. Ma ei jaksa, ma olen ikkagi. Mõtle, kui sa nüüd vaatad.